Aitäh kõigile, kes siia tulid. Aitäh ka neile, kes plaanisid tulla, aga võib-olla ei saanud tulla, aga võimalus on seda alati järele vaadata, nii nagu kõiki suuri üritusi viimastel aastatel. Ja kui nüüd kuidagi kokku võtta see lühike, aga mõttetihe päev, siis ma arvan, et siit on kõigil üht-teist kõrva taha panna. Olen isegi mõelnud kõige selle kummalise üle, mille kohta saab öelda meie väike Eesti. Ja kunagi keegi küsis, mida ma arvan, et mis on kõige eestlaslikum komme. Ma kohe ei osanud vastata, aga järgmiseks korraks ma mõtlesin välja ja ma ütlesin, et see on ilmselt seenekohtade varjamine. Et võt seda teeb suhteliselt vähesed rahvad, ma arvan, ikka veel. Ja on see siis need ilusad väikesed asjad või kas või see kummaline ja ilus asi, et mul on kuidagi olnud pikka aega selline tunne ja ma arvan, et mitte minul, vaid väga paljudel, et mis teeb Eesti oma näoliseks, on kuidagi sellise kõrgkultuuri ja maaelu mingisugune kokkukõla. Igaüks võib seda mõtet igas suunas edasi mõelda, aga juba Oskar Looris nagu mõtles selles suunas, et kusagil seal on see kõige ilusa võti, mida me otsime. Aitäh veel kord ja et küll küllale liiga ei tee, siis on mul hea meel kõigil edasi anda ka Jaan Manitski selline väike kingitus, et meil on siis võimalik koos Jaan Manitskiga teha väike tuur ka siin Viinistu kunstimuuseumis ja ega Jaani vist hetkel siin silmapiiril ei ole, aga ta on selline pikk ja rühikas poiss, paistab hästi silma. Koguneme siin kusagil siis mõne minuti jooksul, kas siis selle maja ees või vaatame, kus on Jaan, seal olema ka meie. Ja on siis võimalus kõigil teha selline väike tiir ka muuseumis. Kellel on kõht tühjaks läinud, siis on kõrvalmajas võimalik ka keha kinnitada. Ja aitäh ka Ilmataadile, kes meid nii kenasti siin on hoidnud. Aitäh kõigile, jõudke kenasti koju.